Ravimtaimede kasutamine on väga vana tava ja see ulatub juba inimkonna algusesse ning taimede ravivaid omadusi on uuritud juba aastatuhandeid. Mind väga see teema huvitab ning ma tegin ka eelmine aasta sellel teemal uurimistöö ning tegelikult see esitlus kui selline põhinebki minu uurimistööl. Ja minu tänase esitluse eesmärk on lihtsalt siis veidi võib-olla avardada silmaringi teil kuulajatel, et saaksite rohkem teada. Kui rääkida natukene ajaloost, siis nagu ma ütlesin, see tava on juba inimkonna ajaloo algusest, kuid esimesed kirjalikud allikad pärinevad siis sumeritelt ning siin vasakpoolsel pildil on siis üks savitahvel ning see pärineb aastast 2500 enne Kristust, mis tähendab, et see valmistati juba 4500 aastat tagasi. Lisaks sellele on ka palju kirjalikke allikaid Vana-Egiptusest. Näiteks juba 1800 aastat enne Kristust kirjutati günekoloogiast ja samamoodi paljudest muudest asjadest. Oluline on ka märkida see, et keskajal oli ravimtaimedega ravimine oli selline asi, mida väga negatiivselt vaadati, kuna öeldi, et usk on ainuke tervendaja. Et see tähendab, sealt tuleb ka see, et kes oskasid ravida, need olid nõiad ja nii edasi, seda teame, eks ju. Aga mungad olid keskajal need, kes hakkasid kokku koguma Vana-Kreeka käsikirju ning hakkasid neid säilitama, mis siis hoidsid ära selle, et need ära põletati. Ja keskajal saidki tegelikult munga kloostritest taimravikeskused ning tänu neile ongi meil siis väga palju allikaid ka säilinud. Täpsem info Eesti ravimtaime kasutuse kohta puudub, küll aga saame me oletada, et kui jääaeg lõppes ja jää hakkas siis Eesti alal ka sulama, liikusid inimesed siia poole ning hakkasidki siis juba kasutama ravimtaimeid. Ning tahaksin ka ära rääkida selle, et väga oluline roll on ajaloos olnud just naistel, sest naised on olnud need, kes on andnud teadmisi järgmistel põlvedele edasi ning tänapäeval on ravimtaimede kasutamise populaarsus siis tõusnud just tänu Hiina, Jaapani ja India traditsioonilisele taimekasutusele ja huvi ongi just suurenenud väga erinevate inimgruppide seas, olgu need noored või näiteks ka teadlased. Ravimtaimi kasutatakse palju ravimitööstuses, neid kasutatakse erinevates ravimites ning ka toidulisandites ja tinktuurides. Lisaks sellele on olnud väga palju erinevaid materjale ja artikleid ajakirjanduses, mis räägivad ka siis vanadest traditsioonidest ja ravimtaimedest. Ning lisaks sellele on ka hakatud tegema rohkem teaduslikke uuringuid, kus siis teadlased uurivadki taimede ravivaid omadusi. Siin ma olen võtnud enda eelmise aasta uurimistööst mõned väljavõtted. Mina küsisingi siis, et miks on oluline tunda ravimtaimeid ja miks on taimedega ravimine oluline. Ja see on siis see, mis mulle vastati üldiselt. Öeldi siis, et ravimtaimedega ravimine on aegumatu tarkus. Lisaks sellele öeldi, et see on keskkonnasõbralik. Öeldi ka, et ravimtaimede kasutamine on kasulikum, naturaalsem ja tervislikum erinevatest müügil olevatest ravimitest. Ning viimaseks, et ravimtaimed on odav viis enda ravimiseks. Minu kogemus selle teemaga siis enne oma uurimistöö kirjutamist oli mul väga väike kogemus, ma lihtsalt teadsingi teooriat, kuid peale seda, kui ma oma uurimist kirjutasin, siis ma otsustasin, et ma tahan suvel minna erinevaid taimi korjama. Siin näetegi siis parempoolsel pildil on minu lakapealne ja seal ma kuivatasin siis naistepuna, mida ma vanematega korjamas käisin. Ja samamoodi tegelikult kõige vasakpoolsemal pildil on siis naistepuna tee. Ja keskel on minu tagasihoidlik saak ja seal on erinevad taimed, näiteks nagu angervaks, raudrohi ja naistepuna, nagu ma juba ütlesin. Nüüd toon ma välja teile paar ravimtaime, mida oleks minu arvates oluline kõigil inimestel teada. Esimeseks on siis paiseleht.
paiseleht on kevadlill, seda kutsutakse tihti ka kevade kuulutajaks, sest ta siis tuleb varakevadel välja. Enamasti paiselehe õisi ei kasutata, küll kasutatakse lehti. Paiselehel on siis tugev põletikuvastane toime ning seda tarvitatakse erinevate haiguste korral, näiteks neeru, kopsu, seedeelundite ja põiehaiguste korral. Lisaks sellena pannakse ka purustatud lehti kompressina paistetusele, paisetele, veenipõletikule ja ka põletushaavadele ning terveid lehti pannakse näiteks ka vesivillidele. Järgmine taim, mida ma siis juba mainisin, on lihtnaistepuna. Ja nagu te nimest näete, siis seda tegelikult kutsutakse ka naiste taimeks. Taime on siis kasutatud väga paljudel eesmärkidel. Seda on kasutatud näiteks luuvalu, kõhulahtisuse külmetushaiguste korral, samuti ka köha, seedehäirete, maksa ja põiehaiguste ravimiseks. Lisaks sellele on lihtnaistepuna peetud ka looduslikuks antidepressandiks. Niisama küll naistepuna teed tehes see toime välja ei tule, küll aga on seda töödeldud erinevatel viisidel ning siis on nagu saadud see mõju siis kätte. Lisaks sellele tarvitati lihtnaistepuna teed puuduva menstruatsiooni korral ning liigse verejooksu vastu kasutati siis naistepuna tinktuuri. Ja hetkel siis viimane taim, millest mina räägin, on teekummel. Eestis on ka lõhnav kummel ehk ubihein, et sellel ei ole siis neid ilusaid õiekesi sellisel kujul. Aga teekummelil on siis desinfitseeriv, põletikuvastane ja seedimist soodustav toime. Lisaks sellele tehakse siis teekummeli kompressi raskelt paranevatele haavadele ning kummelivannid aitavad ka nahahaiguste puhul. Aitäh!